Nii, alustame siis. Tere kõigele ja tere tulemast veebiseminarile. Võite julgelt oma küsimusi kommentaarides kirjutada terve ülekanne jooksul. Vastame neile seminari lõpus toimuvas Q&A ehk siis küsimuste vastamise voorus. Ja head kuulamist. Täna siis räägime EPD-st, nii-öelda lihtsast keelisest teemast. Standard ISO 14005 määrab EPD nagu kolmanda tüübi deklaratsioon, mis mitte ainult arvuliselt hindab toote elutsükli, et võimaldada sarnaste toodete võrdlemist, vaid peab olema kolmanda erapooletu poolt kontrollitud. EPD-d on mitu erinevaid. Esimene variant on siis single product ehk siis konkreetne EPD, on multiproducts ehk siis keskmine ja halvim stsenaariumid, turustaja EPD-d, published by trader, sector industry average ehk siis industriaalsektori keskmine, siis EPD-d, mis ei ole veel toodet turul, vaid neid alles arendatakse. Peale viimast kõik nimetatud EPD-sid kehtivad 5 aastat. EPD, mis on arendamisel, väljastakse 1 aastal. Nüüd vaatame kõige levinud stsenaariumid, ehk siis konkreetne stsenaarium, halvima stsenaarium ja keskmise stsenaarium. Konkreetse stsenaariumi eelis on see, et see on tehtud kindla toodetele ja see on kõige täpsem nendest stsenaariumidest. Halvim stsenaarium võib kasutada, kui on mitte toodet, sarnast toodet ja te tahate natuke kokku hoida. Seega arvestate kõige kehvema ja suurema võimaliku keskkonna mõjuga. Ja kolmas versioon on siis keskmine versioon, keskmine stsenaarium. Siin hõlmab ka samamoodi mitu sarnast toodet. Ta annab tasakaalustatud ülevaade toote mõjust, kuid ta võib olla natuke nii täpne kui näiteks konkreetne stsenaarium. Nüüd räägime ka natuke EPD etappidest. Põhimõtteliselt seal on 7 etapid. Neid ei ole kõik ühevõrdsed. Mõned on hästi kiired, mõned võtavad rohkem aega. Aga need etapid on siis, alustatakse programmi operaatori valikust, siis valitakse vastava tootekategooria reeglid, mille järgi peaks EPD koostama. Siis toimub andmete ja teabe kogumine ja hindamine. Kui on see tehtud, siis on olulisringi arutamine ja EPD koostamine. Kui EPD on koostatud, seda registreeritakse. Peale registreerimist saadetakse kontrollile ehk siis verifitseerimisele. Kui see verifitseerimine on tehtud, siis EPD avalistatakse. Nüüd räägime natuke põhjalikumalt igast etapist. Nagu te näete, siin on üks diagramm aastast 26 algusest, et EPD programmi operaatorid on hästi palju. Ja me eelistame ja soovitame klientidele platvormi International EPD System, kuna ta on üks maailma tuntuvaid platvorme ja kõige kiiremini arenevaid platvorm. Reeglid. Reeglid põhinevad põhistandardist, nagu ISO standardid ja siis ISO 9001 või siis ISO 14025. See on esimene samm. Edasi on siis iga programmi operaatoril oma reeglid.
ja sellele reeglitele lisandakse ka veel toote oma määrused, mis määravad, kuidas peab EPD olema koostatud. Mõned tootereeglid omandavad veel omaette nii-öelda CPR-id, need on lisareeglid. Näiteks uste ja akendel on oma lisareegel olemas, mille järgi peab tegutsema. Andmete kogumine periood on siis mis tahes 12 kuud periood. Ta võib olla 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini või siis 1. juunist kuni 31. maini järgmise aastani. Aga põhiline, et see on 12 kuud peaks olema. EPD-s, EPD peab hõlmama 95% kogu toodest, vajalikust materjalidest, energiast, kütust või muud, et 95% peaks olema EPD-s. Praktikas see tähendab, et kui mõni koostisosa moodustab toote massist või mahust vähem kui 1%, seda võib mitte arvestada. Andmete kvaliteet on väga tähtis. Andmete kvaliteedi hinnatakse ja kontrollitakse. Et ei tohi, mitte ei soovitakse, mõned korrad ei tohi kasutada andmed, mis on vanem kui 5 aastat. Veel väga tähtis asi on ohtlikute ainete sisaldus mingis toorainest. Kui mõni komponent sisaldab ohtlikud ained, tuleb seda arvutuses arvesse võtta olemata kogusest. Kui me vaatame see eelmise slaidi, me ütlesin, et kui alla 1%, siis võib vahele jätta. Selles raames, kui aines on ohtlikud ained, mingi materjalis või osas on ohtlikud ained, siis seda ikkagi peab arvesse võtma. Ja keskmise stsenaariumi puhul peame veel arvesse võtma ka seda, et mis tahes toode, kas ta on väga sarnane sellega, et mis tahes keskkonnamõju näitaja ei tohi olla vähem või suurem kui 10% selle keskväärtusest, mis me saime. Ehk siis peab kindlaks teha mitu arvutuseid, et määrata seda, kas ta on 10% sees või ei ole. Kui ei ole, siis me ei saa kasutada seda keskmise stsenaariumi EPD-d. Peame kas nagu eraldama või siis teha kehvema stsenaariumi põhjal. Tuleda meelde, kui teil on tekkinud küsimusi, palun kirjutage neid kommentaaridesse, vasta neil lõpus. Enne arvutuse alustamist määratakse kindla ka, millised raami arvestatakse. Sõltuvad tootest rakendatakse erinevaid etappe. Nagu näete, siin on 5 erinevaid raamistikku on ette antud. Näiteks esimene nimega Cradle to Gate with the model C1, C4 and model D on sobilik näiteks betooni EPD koostamiseks, kus arvesse läheb toormaterjal transport ja tootmine ja ka elutsükli lõpp. Kui tegemist on materjalidega, mis sisaldab puit, siis me peame kasutama teise varianti, kus veel on näiteks samad aknad, uksed, millest ma rääkisin juba, et neil on olemas ka pakend ja siis me peame arvestama ka pakendi. See on A5 etapp. Kuid tegemist on mingi ainega, materjaliga, mis on osa
suuremast koostisest, näiteks mingi Pythoni lisand, siis me võime rakendada neljanda varianti, kus arvesse läheb kas ainult tootmiseks vajalikud andmed või siis viienda varianti, kus on tootmine pluss transport ja pakend. Sõltub, mis viisil seda tarendatakse. Kui andmed on kogutud, analüüsitud, siis toimub olesringi hindamine ja arvutamine. Arutamine käib kogu elutsükli põhjal. Arutamiseks kasutatakse spetsiaalsed arvutusprogrammid ja infobaasid, sest mõnedel materjalidel ei ole kindlat EPD-d veel, et see suund areneb. Me näeme, et üsna palju materjali on juba juurde tulnud, aga ikkagi kõik veel ei ole, et seega peame kasutama mingit keskmise väärtuse infobaasi andmed. Tulemuseks, kui LCA on arvutatud, siis meil on olemas olesringu aruanne ehk siis LCA aruanne. Meil on koostatud EPD deklaratsioon ja meil olemas põhitabel andmetega ja keskkonnamõjudega. Kui see on kõik olemas, siis EPD registreeritakse platvormil ja olesringi aruanne ja EPD saadetakse järgmisele etapile ehk siis verifitseerimisele. Eelmine aasta lõpus tegime väikse uuringu, et saatsime 15 teadajale küsimus, et palju siis teie teenus maksab ja kaua võtab aega. Ehk siis saime siuke huvitava tabeli, ehk siis nagu näete, et hinnad on väga erinevad ja erinev ka verifitseerimise kiirus, teenuse kiirus, mis tähendab, et põhimõtteliselt iga projekti eraldi me võtame ühendus juba, kellega me juba teinud koostööd või siis uutega verifitseerimisega, et küsime vähemalt 3 hinnapakkumist ja siis selle põhjal juba valime, mitte meie, vaid klient valib endale verifitseerijad. Kui verifitseerimine tehtud, siis on aeg avalikustamiseks. Igal platvormil on oma tasu EPD avalikustamise eest nendel ressursil, nendel platvormil. Need on andmed EIS-i platvormil ehk siis EPD International System platvormil. Registreerimistasu sõltub ettevõtte suurusest, kui mitte ainult registreerimistasu, kuid ka iga-aastane tasu ka sõltub ettevõtte suurusest. Nii, nüüd natuke räägime ajaraamistikust. Põhimõtteliselt saab jagada EPD koostamine ja LCA arutamine 3 suureks etapiks. Et ettevalmistame, et andmete kogumine, siis modelleerimine, arvutamine, tarkvara kasutamine ja verifitseerimine ja avalikustamine. Kõige pikem võib olla see esimene etapp. Ta on väga erinev, kuna ettevõtjal on erinevad süsteemid, kuidas nad andmed kogunevad ja salvestavad ja see võib olla nädal aega, võib-olla me oleme ka juhtunud, et mõned kuud võtab aega, et andmed kätte saada. Andmete kogumises meil on arenenud välja töötatud spetsiaalne küsimustik, mis aitab klientide andmete kogumine ja lihtsustab seda üleüldse esimese sammu.
kui andmed on käes, siis tuleb meie aeg. Me kontrollime andmed, kontrollime nende kvaliteeti, teeme analüüsi ja arvutusi, mille lõpus ongi meil LCA aruanne ja EPD deklaratsioon on koostatud. Siis kindlasti läheb see EPD ülevaatamiseks kliendile, et mõned tahavad natuke disainida seal midagi ja üleüldiselt ülevaadet saada, mis on EPD. Kui disainiga on kõik korras, siis läheb EPD verifitseerimisele. Keskmine verifitseerimise aeg on 5-7 nädalat. Juhtub, et saame ka mingi 3-4 nädalaga, aga see on pigem harvem juhtum. Pigem see on sinna 7 nädala poole on see kõik. Aga iga etapil me anname tugi kliendile. Ja siis ongi, kui verifitseerimine on tehtud, siis avalikustamine toimub ja see avalikustamine on nagu 3. kontrolletapp platvormi poolt, mis võtab keskmiselt 3-4 päeva. Väike ülevaade meie tehtud EPD-st, meie kliendidest, et nad on väga erinevatest valdkondadest. Ja põhimõtteliselt see on kõik tänaseks. Suur tänu kõige osaldaja. Ja nüüd alustame küsimuste vastamise sessiooniga.